Mis siis, kui NASA järgmine missioon Kuule ei ole uurimine, vaid kontroll? Aastakümneid on meile räägitud, et Kuu kuulub kõigile. Alates sellest ajast, kui Neil Armstrong istutas tähtede ja triipudega lipu, on Kuu jäänud üheks inimkonna vähestest tõeliselt neutraalsetest piirialadest. Kohaks, kus iga riik, kes suudab sinna jõuda, võib teha teadusuuringuid ja uurida. Aga kas see ajastu on lõppemas? Kas Kuu tulevik võib välja näha vähem inimkonna hiigelhüppena ja rohkem nagu tohutu Ameerika tugipunkt? Kas NASA tõesti valmistub ehitama tohutut autonoomset kuukindlust, mida toidab tipptasemel droonitehnoloogia, et kindlustada üks Kuu kõige väärtuslikumaid asukohti? Sest kui see on tõsi, siis uus võidujooks Kuule ei seisne enam selles, kes sinna esimesena jõuab. Küsimus on selles, kellel lubatakse sinna jääda. Praegu on Shackletoni kraater üks tähtsamaid kohti Kuul. See asub Kuu lõunapoolusel ja on üks Kuu kõige ebatavalisemaid geograafilisi moodustisi. Kraatri serv tõuseb nii kõrgele, et mõned selle tipud, mida kutsutakse igavese valguse tippudeks, saavad päikesevalgust peaaegu 90% kuupäevast. Kuid kraatri sees on tingimused hoopis teistsugused. Pidevalt pimedusse matunud kraater moodustab külmalõksu, mis hetkega külmutab kõik selle sees oleva. Kraatrit on uurinud mehitamata kosmoselaevad ning nende leiud viitavad, et seal leidub tõenäoliselt vesijääd. See on üks meie ainsa loodusliku satelliidi kõige elamiskõlbmatumaid paiku, kuid samas ka üks väärtuslikumaid. NASA avalikustas hiljuti 3-etapilise ajakava, mis viib Ameerika Ühendriigid esimest korda pärast 1972 aastat tagasi Kuule. Agentuur investeerib sellesse ettevõtmisse üle $20 miljardit, eesmärgiga viia astronaudid järgmiste aastate jooksul taas Kuu pinnale. Aastate jooksul. Aga see ei seisne ainult järjekordse lipu istutamises. See on domineerimise küsimus. Ameerika tahab Kuu peale kanda kinnitada ja just siin tuleb mängu kolmas faas. Püsiva inimkohalolu nime all tuntud programm looks Kuubaasi, mis suudaks majutada mitte ainult astronaute, vaid lõpuks ka pikaajalisi elanikke. Esimest korda oleks inimkonnal püsiv jaam teisel taevakehal. See ehitatakse Shackletoni kraatri alale ja selle ümber tekib tohutu perimeeter, mis katab üle 31 000 ruutmiili. Astronaudid ei hakka Kuu peal lihtsalt uurimistööd tegema. Nad hakkavad seda endale nõudma. Plaani kohaselt kaitseb baasi üks seni arendatud kõige arenenumaid droonitehnoloogiaid, mis eales välja töötatud. Droonid kaardistavad ja jälgivad Kuu pinda ning liiguvad iseseisvalt ringi. Kuid need pole ainult kaamerad, need on turvasüsteem. Need droonid jõuavad Kuu pinnale ammu enne, kui inimesed sinna astuvad. Lõpuks kasutatakse neid autonoomse jälgimisvõrgu loomiseks, kui Shackletoni kraater läheb USA kontrolli alla. Kuid NASA ei käivita Kuu võidujooksu, see on juba ammu käimas olnud. Kuigi avalikkus sai neist ambitsioonikatest plaanidest teada alles 2026 aasta mais, oli NASA juba aastaid varem ettevalmistusi teinud. Esimene etapp toimub aastatel 2026-2029 ning selle käigus on plaanis teha 25 starti, millest 21 maandub Kuule. Enamik varasemaid mehitamata kosmoselaevadega Kuu missioone on tehtud selleks, et saada üks ainus seireaparaat. Seekord on asi teisiti. Eesmärk on toimetada Kuule kuni 4 tonni infrastruktuuri, et alustada Kuu baasi rajamist etappide kaupa ja muuta üks Kuu karmimaid keskkondi elamiskõlblikuks. NASA plaani keskmes on Mark 1 Endurance Lander, mille on ehitanud Jeff Bezose kosmosefirma Blue Origin. Aastaid jälgis Bezos kõrvalt, kuidas Elon Muski SpaceX valitses kaasaegset kosmosevõidujooksu. Nüüd on talle usaldatud üks tähtsamaid missioone selle ajaloos ja ta peab tulemuse saavutama. Esimene etapp, mida tuntakse kui Moonbase 1, näeb ette, et Endurance Lander alustab oma esimesi missioone Kuule. Need esimesed lennud on mõeldud selle võimekuse testimiseks, sihiks Shackletoni ühendusseljandikku ning tagamaks, et selle maandumis- ja tõuketehnoloogiad töötavad ohutult. Kui need missioonid on lõpule viidud, hakkab maandur maha laadima oma esimesi tehnoloogilisi lasti. See hõlmab kõrge lahutusvõimega kaameraid ja laserpeegeldusseadet, mis on loodud aitama tulevastel kosmoselaevadel Kuu asukohti kindlaks määrata ja nende järgi navigeerida palju suurema täpsusega, sest neid tuleb veel palju juurde. Griffin Mission 1, robotitehnoloogia ettevõtte Astrobotic Technology poolt välja töötatud Kuu maandur mängib võtmerolli Kuu baas 2 projektis. Samal ajal tegeleb Blue Origin inimeste maandumissüsteemidega. Griffin Mission 1 keskendub suuremahulise pinnataristu rajamisele. Üks selle peamisi arendusi on Flex Lunar Innovation Platform. See on mitmeotstarbeline Kuu kulgur, mis on loodud töötama pinnal ajal, kui baas hakkab kuju võtma. See kulgur veab maalt toodud lastid täpselt sinna, kuhu neid vaja on, kui Kuu baasi ehitus algab. Kuubaas 3 jaoks liituvad Blue Origini ja Astroboticuga veel täiendavad partnerid, kui missioon liigub oma kõige arenenumasse etappi.
Selles etapis saadetakse välja Nova Sea Trinity maandur, mille on ehitanud Intuitive Machines. See missioon toob kaasa spetsialiseeritud analüütilise tehnoloogia, mis uurib kuu magnetilisi anomaaliaid ja uurib salapäraseid kuukeeriseid, mis jätkuvalt teadlasi hämmastavad. Esimest korda laieneb selle programmi etapp ka väljapoole Ameerika Ühendriike, kaasates rahvusvahelist koostööd partneritega, sealhulgas Lõuna-Korea kosmoseprogrammi ja Euroopa kosmoseagentuuriga. Kuid koostöö on vaid esimene samm kontrolli suunas. Kui NASA hakkab taristut kohale toimetama, et sillutada teed inimeste elamiseks, valmistub ta ka inimkonna ajaloos suurimaks perimeetriks. Kui kuu baasi esimesed etapid arenevad, valmistub NASA Jet Propulsion Laboratory 2028. aasta missiooniks, mis määrab, kas kogu ettevõtmine on edukas või ebaõnnestub. Moonfalli droonid on autonoomsed hüppeseadmed, mis on inspireeritud NASA Ingenuity Marsi helikopteri edust. Need viiakse kaasa Electra kosmoselaeval, mis transpordib 4550 naelast drooni kuu pinnale. Kuid selle asemel, et koos nendega maanduda, vabastab põhikosmoselaev need teekonna ajal. See võimaldab droonidel kuu juurde jõudes iseseisvalt tegutseda. Ja sellest hetkest alates pole enam juhtlaeva ega teist võimalust. Nad on täiesti oma pead. Kui nad jõuavad kuu pinnale, kasutavad nad kuni 10 kõrglahutusega kaamerat, et koostada kaart kraatri raskesti ligipääsetavast maastikust. Väidetavalt on droonidel tehnoloogia, mis võimaldab teavet iseseisvalt koguda. See on oluline, sest see võimaldab NASAl luua reaalajas kaardistusvõrgu kuu lõunapooluse kohale juba ammu enne seda, kui meeskond kuule astub. Sest järgmisena astuvad inimesed meie naabruskonna ühte kõige karmimasse paika. Kuubaasidest on olnud plaane juba aastakümneid, kuigi enamik neist on seni kuulunud pigem ulme kui reaalsuse valdkonda. Jutud selle kohta, kuidas nii suurt ettevõtmist energiaga varustada, kaldusid sageli päikeseenergia poole. See oleks jätkusuutlik, lihtne hooldada ja usaldusväärne. On ainult üks probleem. See ei töötaks. Kuutsükkel annab päikeseenergiat vaid 50% kuust, mis tähendab, et kuu langeb 14 päevaks pimedusse. Pole võimalik luua sellist salvestusvõimsust, mis kataks poole kuu pikkuse perioodi. Akuude varusüsteemid oleksid uskumatult kallid, raske transportida ja altid riketele. Ja see tähendaks surma. Shackletoni kraater on üks külmemaid paiku kuul, kus pikk kuuöö võib langetada temperatuuri umbes -400 kraadini Fahrenheiti järgi rohkem kui 336 tunniks. See on sarnane tingimustele Plutol, jäisel kääbusplaneedil meie päikesesüsteemi serval. Eesmärk on luua kliimakontrolliga kuubaas, mis suudab pikaajaliselt inimelu toetada. Inimeste käigud väljapoole oleksid piiratud ja toimuksid kliimakontrolliga ülikondades. Kuid selleks on vaja uut tüüpi energiat. NASA kuubaasi plaani kroonijuveel on selle tuumalõhustumisel põhinev pinnaenergia projekt, mis on välja töötatud koostöös Energeetikaministeeriumiga. See kasutaks iseseisvalt toimivat tuumaenergiasüsteemi, mis suudab baasi töös hoida sõltumata kuuööst, päikesetormidest või tarneviivitustest. Pikaajaline eesmärk on kasutada seda Marsi koloonia osana, kuid esmakordselt kasutatakse seda kuul. Lõhustumisel on palju eeliseid. See on väike ja terge ning seda saab tulevaste eelpostide jaoks dubleerida. Kui see töötab, lahendatakse energiaga seotud probleemid. Lõhustumisenergiasüsteem, mis on endiselt aktiivses arenduses ja mille kasutuselevõtt on kavandatud hilisemaks, peaks tootma baasile kuni 40 kilovatti energiat. See on ligikaudu sama palju elektrit, kui kulub umbes 30 majapidamisele maal terve aasta jooksul. Kuid need majapidamised ei tööta kuul. Neil ei ole samasuguseid riske. Kuul mõõdetakse elektrikatkestuse tagajärgi tundides, enne kui kõik baasis külmuvad surnuks. Siin ei ole eksimisruumi ja tehnoloogia on katsetamisjärgus. Igaühel, kes selle kuu projektiga liitub, kaasneb paratamatult teatav risk. Kuid NASA sõnul on see risk seda väärt, sest Shackletoni kraatri kõige pimedamates soppides peitub saladus. Selline, mille nimel võib-olla tasub isegi surra. Kosmosevõidujooksu algusaegadel oligi see just seda, võidujooks. Maailm oli külma sõja keerises, kus kaks suurvõimu võitlesid ülekaalu nimel. Keegi ei teadnud täpselt, mis juhtuks, kui Nõukogude Liit jõuaks esimesena kuule. Kas nad kuulutaksid selle oma suveräänseks territooriumiks ja ähvardaksid sõjalise rünnakuga, kui keegi teine prooviks sinna maanduda. Lõpuks võimaldas USA võit tuleviku, kus viimane piiriala jäi neutraalseks territooriumiks, mida igaüks võis uurida. Nüüd püüavad inimesed seda nii hoida. Artemis kokkulepped võeti kasutusele 2020 aastal kui mittesiduvate kokkulepete kogum, mis kujundab kosmoseuuringute tulevikku NASA Artemis programmi raames. Tänaseks on sellele alla kirjutanud 67 riiki, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, suur osa Euroopast ning tõusvad kosmosejõud nagu India, Jaapan, Lõuna-Korea, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid. Kuid kaks suurt tegijat on silmanähtavalt puudu, Venemaa ja Hiina, mõlemad Ameerika Ühendriikide pikaajalised kosmosekonkurendid, ning eriti Hiina pole varjanud oma ambitsiooni rajada omaenda kuubaas. Kas siis Ameerika Ühendriigid rikuvad omaenda põhimõtteid?
üks Artemise kokkulepete aluseid on see, et kõik tegevused kosmoses peaksid olema rahumeelsel eesmärgil. Riigid peaksid pühenduma läbipaistvusele ja teadusliku teabe vastastikku kasulikule jagamisele. See näib takistavat Kuu rahvuslikku hõivamist, kuid Ameerika Ühendriikidel on selle jaoks lünk olemas. Artemise kokkulepete 11. jaotis nõuab allakirjutanuilt hoidumist igasugusest tegevusest, mis võiks põhjustada kahjulikku sekkumist teise riigi tegevusse kosmoses. Paberil muudab see Kuu ulatusliku arendamise keeruliseks, kuid allpool on üks oluline täpsustus. Sõnastuses öeldakse, et ohutustsoonide olemus ja olemasolu eeldatavasti aja jooksul muutub, kajastades vastava tegevuse olukorda. See annab valitsusele teatava paindlikkuse niinimetatud ohutustsoonide loomisel Kuul. Juhtub nii, et USA arusaam sellest, mis moodustab ohutustsooni, on väga lai. Praeguse programmi kriitikud viitavad 1967 aasta avakosmose lepingule, mis allkirjastati enne, kui USA oli kosmosevõidujooksu võitnud. See leping piiras sisuliselt Kuu ja kõik teised taevakehad rahumeelseks kasutamiseks. Sellele kirjutas alla NSVL ajal, mil Ameerika Ühendriikidel oli ülekaal ning sellest on siiani kinni peetud. Hiina liitus selle lepinguga 1983 aastal. Muidugi on asjaolu, et ainult Ameerika Ühendriigid on kunagi inimesi Kuule maandanud, selle lepingu suuresti mõttetuks muutnud, kuid see võib peagi muutuda. Ameerika Ühendriikide praeguse plaani kriitikud ütlevad, et see võib kaasa tuua kosmose relvastusvõidujooksu, kuid see võib juba olla toimumas. Sest Kuul on midagi, mis võib olla kogu päikesesüsteemi võti. Inimesed jälgivad praegust Ameerika Ühendriikide missiooni huviga, sest esmapilgul on valitud üks kõige raskemini ligipääsetavaid kohti Kuul baasi rajamiseks. Kõik, mis puutub kogu kraatri sügavustega, külmub hetkega. Just sellepärast peabki see seal olema. Kosmos võib esmapilgul tunduda rahulik, kuid tegelikult on ta pidevas liikumises. Kosmos kannab alati osakesi teistelt taevakehadel. Veejää on üks levinumaid, see võib triivida väikestes kogustes või olla komeetidel tahkelt külmunud kujul. Millise kuju see võtab, sõltub sellest, kuhu see maandub. Kõik, mis maandub Shackletoni kraatrisse, jääb tahkelt külmunuks, võib olla lausa aegadeks. Hinnanguliselt võib seal kraatris olla üle 100 miljoni tonni veejääd. See on rohkem kui 40 000 olümpiasuurust ujumisbasseini. Kosmosevõidujooksus võib see olla trumbiäss. Üks suurimaid väljakutseid Kuu baasi loomisel on hoida kõik seal elavad inimesed elus. Toit saab tõenäoliselt olema kombinatsioon eelpakendatud astronautide einepakettidest, mis tuuakse baasi, ja Kuu peal kasvatatud saadustest, kui aedade rajamisega algust tehakse. Kuid vett on palju raskem hankida. Inimkeha suudab kauem ilma toiduta hakkama saada kui ilma veeta. Juba mõne päeva veepuudus võib lõppeda surmaga. Kui USA suudab leida Kuu pealt usaldusväärse veeallika, saab elu Kuu baasis olla jätkusuutlik. USA võib olla just leidnud võtme pikaajaliseks eluks Kuul, kuid see on alles alguspunkt. NASAl ja paljudel tema partneritel on järgmine sihtmärk Marss ning selleks on vaja energiat. Shackletoni kraatrit ümbritsevad igavese valguse tipud, kraatri serva kõrgemad alad. Need on päikese käes, 90% Kuu aastast. Paigaldades sinna päikesepaneelid, oleks baas varustatud tugeva energiavaruga, mida saaks kasutada baasi töös hoidmiseks või mis tahes satelliidile maanduva aluse toitmiseks. Aga NASA pole ainus kosmoseagentuur, kes sihib seda uskumatult väärtuslikku ala. Ameerika Ühendriikide Kuu missioonil on väga ambitsioonikas lõppeesmärk. Eesmärk on esmatarnida infrastruktuur mehitamata missioonidega ja seejärel alustada astronautide maandamist. 2028 aastal. Pärast seda järgneb teine etapp, 27 starti, 24. Kuu maandumist ja üle 60 000 kilogrammi lisalasti toimetatakse pinnale. Aastatel 2029 kuni 2032 nihkub fookus taas. Ehitatakse infrastruktuuri, mis on vajalik inimeste püsivaks eluks Kuul. Sellel perioodil töötaksid esimesed kolonistid koos autonoomsete süsteemidega, et laiendada ja hooldada baasi ning selle kasvavaid uurimisvõrke. See on ülimalt ambitsioonikas plaan, mida paljud eksperdid peavad liiga kiirustatuks. Aga Ameerika Ühendriigid püüavad ajaga võidu joosta. Seda sellepärast, et neil on rivaal. Rahvusvaheline Kuu uuringute jaam ehk ILRS on Hiina ja Venemaa juhitud ühine projekt, mille eesmärk on luua omaenda Kuu baas. Seda hakkavad haldama kaks suurvõimu, kelle suhted Ameerika Ühendriikidega on pingelised koos Pakistani, Egiptuse, Venezuela, Lõuna-Aafrika ja Serbiaga. Nad on seda juba pikka aega planeerinud. Hiina on saatnud mehitamata missioone Kuule alates 2007. aastast. Venemaa Roskosmoseagentuur on samuti saatnud oma sonde Kuule, kuigi nende tulemused on olnud ebastabiilsemad. Aga nüüd tahavad nad jõuda Kuule enne USA'd. ILRS-i ajakava sarnaneb esialgu väga Ameerika omaga. Protsess algab 2026 aastal. Siis algavad ühised operatsioonid, kui hakkavad toimuma kaubavedusid Kuu pinnale. Kui see on õnnestunud, algab järgmine etapp, mille käigus rajatakse rajatised nii orbiidile kui ka pinnale, kui baas hakkab kuju võtma. See toimub aastatel 2031 kuni 2035, jäädes USA ajakavast maha. Kuid keegi pole kindel, kas USA ajakava on üldse teostatav.
baasi hakatakse eeldatavasti kasutama alates 2036 aastast. Just asukoht teeb USA-le muret. Hiina ja Venemaa on olnud üsna kidakeelsed baasi planeeritava asukoha või selle suuruse osas, kuid ka nende plaanitud asukoht on Kuu lõunapoolusel. Pole selge, kas sihtmärgiks on Shackletoni kraater, kuid selle asukoha veerikas keskkond muudab selle väga ahvatlevaks sihtkohaks. See tähendab, et USA ei püüa lihtsalt korrata oma varasemat edu. USA võistleb selle nimel, et säilitada oma ülemvõim kosmoses. Alates Sputnikust pole Ameerika Ühendriigid olnud kosmosevõidujooksus tagaajaja rollis ning neil pole kunagi tulnud vastata ühele suurele küsimusele. Mis juhtub siis, kui keegi teine jõuab sinna esimesena ja nõuab selle territooriumi endale? Kuna Kuu ressursid tunduvad ahvatlevad ja Marss paistab järgmise suure piirimaana, võib kosmosesõda muutuda vältimatuks. Seetõttu pööravad Ameerika Ühendriigid Kuule tähelepanu nii, et seda ei saa keegi eirata. Tuumaenergiaga kindlus otse Kuu kõige ressursirikkamal kohal, mida patrullivad maailma kõige arenenumad droonid, annaks kindlasti selle sõnumi edasi. Nüüd tuleb see vaid ellu viia. Kui NASA pidi Nõukogude Liidust Kuule ette jõudma, tugines ta parimatele teadlastele, kes olid valmis valitsuse heaks töötama. Kuid nüüd on tal juurdepääs täiesti uuele talendibaasile tehnoloogiasektorist, keda motiveerib see näiliselt võimatu tähtaeg. Nad teavad, et kui neil see õnnestub, on tasu tohutu, nii isiklikult kui ka professionaalselt. Kuid nad teavad ka, et kui nad läbi kukuvad, on kaalul palju enamad kui nende aktsiaportfellid. Kui USA kaotab uue kosmosevõidujooksu, ei pruugi seekord enam järele jõuda olla võimalik. Sest seekord ei käi asi ainult kiitlemisõiguse pärast, vaid kosmose võtmete pärast. Kosmoselennutehnoloogia võib peagi teha kvanthüppe. Vaadake, 20% valguse kiirusest. Uus valgusmootor on hullumeelne. Uurige, mis võib tulevikus kosmosereisidele jõu anda või vaadake hoopis seda videot.